Tere hommikust! Tere hommikust! Mina olen Sigrid. Mina olen Kaja. Ja meie ei ole oma tavapärases setupis. Kus me oleme? Kus me oleme? Meie oleme Different Scenario stuudios, mis on loodud ja ehitatud praegu täpselt meie jaoks, sellepärast et Eesti lahedaim siukene filmiproduktsiooni režissöör, kokk, eevitaja stuudio. Poisid Randel ja Kelvin pakkusid meile kodupinda, sest meie tavaline kodupind katki. Katki. Ei saanud minna. Ei saanud minna. Keegi mingi murdis sisse või mida iganes, et tead, elus juhtub takistusi. Elus juhtub, aga õnneks meil on mega ägedad inimesed ümber, nii et shout out. Literally, me otsime veel mingisugust viisi, kuidas neid tänada. Nii et kui teil tuleb mõtteid, siis anname aga Marku. Aga jah, meil muidu me olime suht tublid, tervelt 2 nädalat pidasime graafikut ja tegelikult oli 3. ka, aga seal juhtus natukene apsakas. No meil tuli elu tegi eluasju ja kahjuks 3. episood, mis me lindistasime, seekord veel teieni ei jõua. See on laekas, et võimalik, et see kunagi tuleb, aga hetkel veel ei tule. Aga kuna siin on hästi palju aega nüüd vahele jäänud, siis me mõtlesime, et teeme väikse kiire catch-upi. Teeme kiire catch-upi, et alustame sellest, kas sina oled praegu hapu või koor? Ma olen megakoor. Megakoor. Nagu see vahukoor. Ma olen nagu, kui sa võtad selle kõige vahusema vahukoore, mis on suhkruga ära miksitud. See on see, mis ma praegu olen. Ja sina? Ma olen sitaks koor. Ma olen kõige koorisem koor. See on täpselt see, et mis on igaüks, kõik me tahame enda ümber küla. No praegu mul on täiesti siuke külatunne, kuna meil oli häda ja poisid aitasid meid hädast välja. Me proovisime neid tänada, aga me saime aru, peame rohkem tänava. Me peame neid rohkem tänava. Me saime isegi enne seda episoodi, me saime esimest korda seda MetaQuest VR-setti testida. See oli crazy kogemus. See oli jõhker kogemus. Mul VR muidu on alati olnud siuke natukene nagu natukene sketši. Et ma kuidagi mõtlen, et kas juhtub nii nagu Wall-E filmis. Et ühel päeval sa ei näe mitte midagi muud, sa näed ainult seda, mis sul siin on. Jaa, aga see on ikka ulme, kui reaalne see oli. See oli nagu... Kaja seisis siin ruumis. Seal seisab mees paremal pool mu kõrval. Ma olen harjunud, et kui posti taga seisab mees, siis nagu vererak tõuseb. Käed läksid igiseks ja pulss läks üles. Konkreetselt, aga väga lahe. Aga räägime siis, teeme siis väikse quickfire. Teeme quickfire, jah. Me panime endale kirja natukene, et mis me siin teinud oleme. Kuna vahepeal on nii pikk aeg vahel olnud, siis meil... mingi 2 nädalat ainult, aga see tundub nagu... Me oleme ekstravertinud ennast igasse kohta, kuhu saab ennast ekstravertida. Ja me otsustasime ka, et sellest saab meie suvi, et see ekstravertimine ei lõppe. Aga räägi, kuhu sina siis ennast ekstravertinud oled siis? Esimene vahepeal olin kultuurne. Ma käisin Linnateatris vaatamas etendust nimega Sinisilmsed. Nii, ja kuidas... Esiteks, kas oli hapu või koor? Koor. Väga koor? Koor. Nii. Ma päriselt vahepeal mõtlesin, et ma hakkan nutma. Nagu ma olin esireas, üsna väike saal oli ja näitlejad olid nii lähedal, kui sa mul oled ja lugesid pisarad silmas monoloogi. Oi. No see oli ikka selline, ma olin nagu mingi, et ma nagu vaatan alla. Ma ei julge enam nagu. Aga see on selline asi, mida sa vaata, et kui sul on natukene raskem ja sa annab nagu leevendust või kas see on siukene, et sõbrantsiga väike cheeky kokteil ja siis lähed vaatama? See kindlasti ei ole selline lihtne vaatamine, sest et teema oli väga raske. Teemaks olid radikaliseeritud noored ja lood, mida seal kajastati, olid Eestis tõesti sündinud. Okei, nii et see on ikkagi siukene nagu, sa pead olema ise tugevas kohas. Ja, sa pead olema kindlasti selles kohas, et sa tahad mingeid emotsioone tunda, sest et mu sõbranna siis sai meile piletid, nagu me teame, siis Eestis nende teatripiletitega on nagu kitsas käes. Ehk et mu väga hea sõbranna sai meile piletid ja ma läksin sinna seda vaatama ilma, et ma isegi teaks, mida ma vaatama läksin. Mina arvasin terve aeg, et me lähme vaatama etendust Sinilinnud. Peaaegu. Ja siis me kõndsime seda sisse ja seal oli suur silt Sinisilmsed ja siis noolega, siis ma olin mingi okei, super. Ehk et ma ei olnud mitte millekski valmis, mul ei olnud mitte mingit eelarvamust ja see ikka nagu lõi jalust nõrgaks naelapea pihta, ma ei tea, mis väljadid meil veel on, aga see oli mega, täiega soovitan. Tavai, jätame meelde. Sina?
minu ma ei andnud sulle isegi sõna järgi, ma lihtsalt ütlesin sulle sina. ja ma tundsin ennast kohe mega puudutatuna. Aga mina käisin reisil 1,5 nädalat, ma käisin USA-s, käisin New Yorgis ja siis Washington DC-s Culture Maximas nii-öelda, et mul üks väga hea sõbranna elab Washingtonis, et see oli võib-olla lõppsihtpunkt, aga nagu ma käin või tahan hoida seda tempot, et käia relatiivselt tihti New Yorgis, minu meelest see on nagu turunduse ja kunsti ja kõige selle valdkonnas, see on lihtsalt nii inspireeriv ja suur. Ja nii oligi, et ma käisin siis Radio City Music Hallis Ray kontserdil. Okei. Hapu või koor? No see oli ikka koor. See oli koor. Mul tegelikult nagu, ma ütlen ausalt, Ray mulle väga meeldib, aga ta ei ole minu mingi top 3 artist siin maailmas, aga ma tahtsin väga minna Radio City Music Halli. Nagu see tundub siukene nagu asutus, kuhu ma tahtsin minna ja mulle tundus, kuna ma teadsin, et Ray esineb nagu orkestriga, et see nagu klapp on seal. Võib-olla nagu mingid muud, ma ei tea, mingi Madison Beery Radio City Music Hallis, see ei oleks nagu see sama emotsioon, aga see nägi seest väga nagu lahe suur välja. Inimesed olid väga hästi riides, mis ei ole Ameerikas väga nagu tavapärane, aga ma arvan, et Ray andis rohkem seda nagu vibe'i. Tal on see enda... Radio City Music Hallis saab hot dogi osta. See oli minu jaoks natukene nagu mingi... Huvitav. Kas ostsid? Ei ostnud. See oli mingi väga palju dollareid. Mu ees oli üks mingi hästi lahe, mingi siukene väga fabulous couple. Tundus nad olid teedil. Nad tellisid nagu topeltalksiga mingid drinksid, mingi söögi ja neil läks seda $20 või midagi siukest nagu, nii et nagu ja... Super, sa jõid kraanivett ja ma jõin niimoodi kraanivett ja ma nautisin elu, aga muidu see kontsert oli väga lahe, eriti just see mingi need Hans Zimmeri laulud ja midagi, see oli mega cool. Nii et jah, see oli koor. Wow, okei. Optimist. Super, mis veel tegid? Kas mingi selline highlight? Ma nägin neid videoid, ma nägin neid pilte, ma olen kuulnud sult selle kohta, ma tean, neid highlight oli väga palju, aga midagi veel? No tegelikult see põhjus, miks ma nagu täpselt praegusel ajal tahtsin minna sinna New Yorki oli sellepärast, et ma tahtsin minna teatrisse. Mulle väga meeldib Broadway'l käia ja praegu taas lavastati siis niisugune lavastus nagu Chess, mis on ABBA vendade poolt kirjutatud ja see räägib malest külma sõja ajal, aga kõige olulisemalt on see, et Lea Michele ehk siis Glee'st pärit Rachel on peaosas ja Aaron Tveit, kes muidu mängib Moulin Rouge'is ja on üldse igal pool, ta mängis siis nagu meespeaosa ja see oli nagu jõhker, see oli minu jaoks nagu teater suure T-tähega ja see oli ka nagu väga koor, see nagu lihtsalt see klass on nagu see tase. See ei saaks olla mitte midagi muud. See tase oli ulme, aga näiteks see lavastus maksis 3 korda vähem kui see Ray kontserdi pilet. Päriselt? Okei, kas ma võin küsida summasid sult või? Ray ma ostsin resale'ilt, sellepärast, et see oli natukene see, et ma olen seal ja ma maksin selle eest ikka üle 200 euri. Paanika. Ja Chess me ostsime, me nagu võtsime vastu otsuse, et pigem istume natukene halvematel kohtadel, aga saame rohkem asju teha, kui see toolin, ehk siis me istusime rõdul ja maksime mingi $70. Ehk siis nagu väga palju vähem. Väga palju vähem, aga suured summad. Suured summad. Ei, see on kindlasti nagu, aga kui mina reisin, siis minu jaoks teaterkontserdid on väga lihtne raha kulutada. Et mul toidu osas, ma arvan, et ma ei käinud mitte üksi korda ei käinud nagu heas restoranis. Sellepärast, et mul on nagu tükk liha ümber nurga maksab sama palju kui tükk liha fancy's restoranis või falafel ümber nurga maksab sama palju kui falafel. Meil vist ei ole väga nagu mingid meeletud gurmaanid, võttes arvesse seda, mida me väärtustame elus. Nagu kui on valik, et kas ma kulutan õhtusöögi peale 120 eurot või ma lähen teatrisse 120 euro eest, siis see nagu minu jaoks on väga lihtne, et ma võtan shawarma ja lähen teatrisse nagu. Ja võib-olla kui kellelgi on soovitada mingit kohta, mis muudaks meie meelt, mis muudaks meid gurmaanideks, andke teada, sest tegelikult me ei ole veel reitinud mitte ühtegi söögikohta. Jah, see on aus, see veel tuleb. See veel tuleb. Nii, aga sina käisid tantsimas kuskil? Ma käisin tantsimas. Kus ma käisin? Ma käisin Glammaril. Käisid? Glammaril oli sünnipäev Fonoteegis. Kas see oli sedapidi või oli Fonoteegil sünnipäev, siis tuli Glammar sinna? Ei tea, ei mäletagi enam. Nii pikka aega möödas. Aga ma ütlen sulle ausalt, ma ei ole väga kunagi olnud Fonoteegi. Mulle ka meeldib see, kuidas me läheme New Yorgi Chessist ja Railt sellele, et ma käisin Fonoteegil.
aga tead, mõlemal on oma aeg ja oma koht nagu. Oli, ega selles absoluutselt. suhtes, et sa ei viitsi seal nende nagu, ma ei viitsi 20 eurosid aperolle ka seal nagu liiga kaua aasta, nii et kodus on väga hea olla vahepeal. Aga tegelikult Glammaril oli mega äge see, et me läksime sinna peale ühe sõbranna juubelipidustusi, sai 30, väga äge. Ja ma tavaliselt Fonoteegis pigem ei käi, ma ei tea, mul ei ole sellega mingit connectionit veel tekkinud. Ma Svetas käisin suht palju too. Svetas sama. Svetas ma käisin väga palju. Teine vibe. Ma olen nõus, et see justkui on täpselt sama, aga see ei ole üldse sama. See on täiesti teine. Ma ei ole Fonoteegis kunagi tantsinud vist. Vot, ja see oligi erinev. Ma olen põksunud, aga ma ei ole tantsinud. See oli erinev. Esimest korda me tantsisime kuni sulgemiseni. See oli see, et öeldi, hei, sõbrad, päriselt nüüd on viimane laul. See kodulaul pannakse, palun minge ära lihtsalt. Ja see oli mega äge. Rahvas oli hästi sõbralik. Ma ei tea, suhtlesin hästi paljude inimestega. Kuidagi baaris oodates inimesed tulid rääkima. Siuke tundus nagu mingi networking event oli nagu. Mega. Ja inimesed tantsisid, hüppasid. Mis see muusika vibe oli? Girly pop. Girly pop, jah. Aga no see ongi Glammari selline vibe. Okay. Et Elina Born oli DJ-na ja seal oli veel DJ-sid, ma ütlen sulle ausalt, ma olen nimedega hästi halb, aga sellist girly pop touchi oli ja mega. Koor. Me käisime koos. Me tulime Eestisse tagasi. Lõpuks ometi. Jah. Ja käisime siis, seda veel just ei ole väljas, aga kohe järjest tuleb välja, et Nöpi distilleri ehk siis džinni vabrik, küsimärk, korraldab siis siukseid Tiny Desk stiilis live minikontserte, siuksed hästi intiimsed, et nagu publiku ja artisti vahel on ikka nagu mingid meetrid. Ja siis ma olen käinud 2, esimene oli Sudden Lights ühe Läti bändiga ja siis nüüd number 2 oli Karl Killinguga, sest et Karl Killingul ja Emily Jail tuli uus singel välja ja siis selle auks oli väike üritus ja siis laua alt oli ka siis Flat X Nöp Distilleri uue Longero Eeriku. Siukene võib-olla avalikum tasting. Ma tean, et seda sai Tartus ka kuskil, aga siukene avalikum tasting. Ja Sigrid oli minu +1. Kuidas sulle meeldis? Nii äge. Nii koor. Me oleme liiga optimistid. Okei, meil on olnud väga head nädalad, on ju. Aga ma ütlen sulle ausalt, mina ei ole kunagi elus kuulanud Karl Killingut. Ma tean, et sina kunagi ikkagi, kui ta boyband eras oli, siis sa ikkagi kuulasid teda natuke. Kuidas sa ei saanud kuulata? Kuidas ei saanud? See oli täpselt siukene, et nagu see oli, neid oli samal ajal lahe ja mitte lahe kuulata, aga see tegi sellest ikkagi mingisuguse statemendi. 2016 suvi So Live, ma ei häbene nagu. Ei, absoluutselt. Minul lihtsalt nad läksid kuidagi natuke üle pea. Väiksed poisid laulavad mulle The way you moved your body last night. Out of context. That's gonna be an amazing thing. Ja me ei klipi seda ei saa klippida. Never mind. Aga ma ei ole kunagi Karl Killingut kuulanud, ehk et sinna minnes ma ei teadnud mitte ühtegi lugu. Ja see oli mega... Ta laulab mega hästi. Ta laulab nii hästi, tal oli laivis nii äge energia, tal oli nii äge bänd, meeletult andekad inimesed, ta ise muidugi ka meeletult andekas. Gretel ja Margaret laulsid backi, Queens. Täielikud. Ja mulle nii meeldis terve aeg, tantsisime kaasa ja nüüd saladuskattel pean ütlema, et iga hommik alates sellest kontserdist olen ma kuulanud Karl Killingu Vastased. See on nii hea laul. See on lihtsalt nagu, ma ei tea, see nagu, mis on sügab mingisugust itši. Ta kratsib aju õigest kohast, ma ütlen sulle. Õigest kohast, ja tegelikult enne selle podcasti tegemist me kuulasime ka just täpselt seda sama lugu. Ja seal üldse nagu lahedad inimesed on seal, mitte see kontingent, kellega ma igapäevaselt suhtlen, mis on selles suhtes lahe, et kõik on väga siuksed muusikataustaga andekad inimesed, et väga cool. Ja see Erik Longero. Okei, hapu või koor? Koor. See on, seda ei ole kuskil saada praegu. Me väga tahaksime. Ja tegelikult meil on üks telefonikõne tegemata, kus me peaksime kiisu silmasid tegema. Aga muidu see on Mango Passioni maitseline Longero, mis on siis tehtud Nöp Distilleri džinnist. Ja see kõik kõlab nagu hale promo, aga keegi ei maksnud meile. In fact, mina maksin selle eest. Me maksime selle eest, et me seda juua saaksime.
ja väga nice ja oli. ma võin siia side note'ina veel öelda ka, et ma ei ole muidu selline Longero nautleja, see ei ole minu drink of choice, kohe kindlasti mitte ja see üllatas mind positiivselt. Ma räägin, ma olen viimasel ajal, viimased 2 nädalat ma olen pidevalt üllatunud positiivselt. No aga siis hüppame kohe järgmise asja. Käisime oma elu esimesel death metal kontserdil. Ütleme korraga, kas hapu või koor 3 peal. Oi. 1, 2, 3, koor. See täpselt siukene, et ma nagu jällegi ei taha, ma ei pane üle, et ma nagu iga nädal kindlasti ei hakka käima seal rockklubis, aga esmakordse kogemusena, kus nagu kõik oli nii põnev ja me läksime kuulama siis bändi Interrepid, kes on ka, mina ütlen lambist kurvad muusikad rekord seal, ma ei teadnud seda üldse. Ma arvasin, et nad on natukene nagu siuksed või nagu algajamaad, aga väga paljud inimesed, kellele ma olen sellest rääkinud, mis seal käisime, teadsid, mis on väga cool. See näitab, et meie oleme untapped, mitte see, et nemad ei ole suured. Ja tegelikult see oli nende esimene kontsert, nende tuuri esimene kontsert ja nad praegu on UK-s, ma just vaatasin, nad olid Glasgow's vist täna. Siis nagu esimese korrana see oli nagu väga lahe. Ma ütlen, mina kasutasin neid kurvatroppe ja see tegi selles suhtes mega nauditavaks, et ma sain nagu, ma kuulsin kõiki neid nagu noote ja riffe ja mida iganes, et kui korraks mul see kukkus ära, siis ma tundsin, et see on natukene ülestimuleeriv nagu. Aga tegelikult oli väga lahe ja seal esireas olid mingisugused, seal kontingent oli ka, et seal olid väikseid lapsi, seal oli vanemaid inimesi. Naisi-mehi kõiki. Naisi-mehi. Ja hästi tore oli näha seda, et kõik nautisid muusikat erinevalt, et ma tunnen, et tavapärastel pidudel, kontserditel on see, et inimesed naudivad muusikat üsna sarnaselt, ma ei tea, hüppavad, kargavad, laulavad kaasa, aga seal oli nii palju erinevaid muusika kuulamise viise. Näiteks olid inimesed diivanil, kes lihtsalt olid silmad kinni, istusid, kuulasid. Seal olid inimesed, kes seisid käed puusas ja liigutanud ennast kordagi selle tunni aja jooksul. Seal olid inimesed, kes olid lava ees, nii et käed olid lava peal ja siis nad tegid heed. Ehk et nagu kõike sai ja kõike võis teha. Ja, et see oli, aga ma arvan, et see algatas ka meie puhul see, et suvel tahab hästi palju erinevaid asju teha. Et selles suhtes, et mitte seda, et lihtsalt iga päev samas venues, aga tõesti oli erinevaid asju, kuna sinu enda iseloomus mingid uued lahedad asjad tulevad ka. Ehk siis soovitame seda. Ja siis tegelikult me läksime sealt death metalist. Me läksime edasi suhtesse jälle. See oli Volbri-pidu. Kui me otsustasime, kuhu me lähme, ma ütlesin Sigridile, et selle evendis oli umbes kirjas, et Eesti parimad süldikad ja ma mingi, kas sa oled kindel? Ja siis vastuseks jäi jah, et ta on kindel. Ma võin lihtsalt teile öelda, ma ei olnud üldse kindel, aga me olime kuskil in the middle of nowhere ja ma olin mingi tead, me peame tegema otsuse. Ja seekord see otsus oli vana hea tuttav koht, kus me oleme nii mitu korda juba kõrvetada saanud, aga me läksime ikka. Ja, aga seekord ma ütlen, et see oli mega lõbus. Aga mis sa arvad? Kas selle tegi lõbusaks see, et me olime hästi sellises lõbusas meeleolus ja mindsetis, nagu me olemegi viimastel nädalatel olnud, sest me oleme nii palju ägedaid asju kogenud, või selle tegi lõbusaks see nagu keskkond, see muusika? Mis sa arvad? Ma arvan, et see on nagu segu kahest. Kindlasti on see, et kui sul endal on lõbus, siis tegelikult sul on suva, kas teistel on lõbus. Aga mulle tundus ka, et inimesed said aru, et nad tulevad siuksele veits süldikamale peole, mis tähendab, et seda nagu, ma ei tea, kui poliitkorrektne on seda öelda, aga seda võib-olla kõige siukest mimmumat karja ei olnud nagu, et inimesed tulid sinna tantsima ja nautlema, mis tegelikult tähendab, et kõigil on hästi tore. Hästi palju suhtlemist oli. Me rääkisime hästi paljude inimestega. Sinul oli hulk tuttavaid seal, minul oli endised töökaaslased seal, et siukene nagu, vaata see minu meelest peol on nagu lahe, kui see nagu tantsimisest jutustamist, see läheb hästi voolavalt. Niimoodi, et nagu natukene räägid, lõbus, tantsid ja tagasi. Uued inimesed, kellega suhelda, hästi siuke, ma ei tea, tore viisakas vahva oli. Ja hea peo nagu minu jaoks tulem oli see, et ma tegin 0 pilti, 0 videot. On 0 tõestus, et ma seal käisin. Ja, ma tegin Kajast ühe video, taustal on šokolaadist jänes. Ma ütlesin, et see on süldipidu nagu see, mis oli. Ja see oli ainuke video, mis me tegime, et peale selle video tegemist me olime mingi, et okei, on aeg tõusta püsti ja minna tantsima. Ja peale seda see pidu läks ainult ülesmäge. Minu meelest oli ka väga lahe. See oli siukene ka, et me jõudsime küll mingi öösel koju ikkagi. Me jõudsime öösel. Aga... Te arvaksite, et see on kõik, aga ei ole. Me käisime Kadrioru Run Club, X Nopp, X Jook, X Matcha, X Card Killing DJ set.
see on täpselt see, et 1 nädala jooksul 2 korda Karl Killingut, me oleme... No ma teen tasa seda kõiki neid aastaid, kui ma kuulen teda. Aga väga vibe ja nagu mulle tundub, et selles suhtes, et lihtsalt see suve stärkamine toimubki niimoodi, et esimesed on hakanud juba seda jääkihti maha kraapima ja lihtsalt ongi seal. Aga jah, Sigrid on minust suurem jooksja. Mulle nagu joosta meeldib, run clubid on natukene hirmsad vahepeal. See Kadri run club on also, ta on nagu nii, ta näeb nii nagu hea ja prestiižne välja, et natukene ma ütlen, et see on kõige nagu... Tundub hirmutav. Kõige hirmutavam. Natukene, et sellised ilusad inimesed jooksevad väga head aega, aga tegelikult olid inimesed väga tored. Seal alguses oligi siis ühine soojendus, natuke jutustasime sealt ja siis tuli tore küsimus, et kes soovib teha grupi ees tempot ja kes soovib olla grupi taga, et vaadata, et kõik, ka inimesed, kes jooksevad natuke aegsemalt tempos, et nad ei jääks üksinda ja neil oleks hea. Meie käed tõusid nii kiiresti sellega, et tiips kõige tagumised. Ja siis räädis, et tahate minna või? Siis me taha minna. Aga see oli selles suhtes, minu meelest on tore sellepärast, et esiteks pinget on nagu palju vähem ja teiseks on see, et me saime haipida kõiki, kellel oli natukene vaja seda haipimist juurde ja seal oli kohe, et kui me jõudsime sinna lõppu, kus siis Nopis oli mingi matšabaar ja kohvi sai ja plaate keerutati, et meil oli oma skuad juba seal, meil oli oma tutvused, kellega me seal lõpus jooksime, et see oli väga tore. Ehk et tegelikult see oli ka märk sellest, et võib käia run clubides ja üli okei on ka see, kui sa ei jookse selle põhitempoga, sest et alati on keegi veel, kes tahab joosta võib-olla natuke aeglasemalt. Jaa, kusjuures kui ma tööl rääkisin sellest, siis ma sain teada, et suht palju inimesed heidivad run clube. Ja ma selles suhtes... Ma ei ole üllatunud tegelikult, sest... Ma nagu veits ei ole üllatunud, aga samas mind on see, et nagu mingi nagu... Minu jaoks on see, et kui ei oleks olnud run clubi, ma ei oleks jooksnud. Ehk siis minu jaoks on nagu ainult võit. Väga lõbus oli, uued tutvused, et minu jaoks on nagu run club oli nagu võit kohviliga tasuta. Nii et nagu... ja pärast sai kingikotti ka kaasa. Ja networkida sai, no me saame kõike teha. Reaalselt, eks minu jaoks oli see, et nagu ma nagu valik B oleks olnud, et ma ei tee midagi. Nii et minu jaoks nagu run club on igati nagu pluss, aga ma saan aru, et mingid inimesed ütlevad, need on neid siuksed performative ja mida iganes. Ma ütlen ausalt, ma käin jooksmas, aga isegi minu jaoks run clubid on natuke ärevust tekitavad, sest et tihtipeale lubatakse joosta mingis kindlas tempos, aga joostakse väga palju kiiremini. Ja kuigi ma jooksen, see ikka tekitab minus mingit pinget, et oota, aga ma olin valmis millekski muuks. Ehk et ma saan sellest täiesti aru. Aga samas meil oli praegu väga äge kogemus, ma ei tea, kui minna kellegagi koos, siis võib ju kahekesi ka tiksuda, on ju. Et selles suhtes pole probleemi. Ja Nopis me oli üliäge DJ-set ja me tantsisime seal, kaua me olime seal? See oli nagu ikka väga kaua. Jooks hakkas kell 10 ja ma mäletan, et me veitsin nagu mingi 1 hakkasime minema. Mis me seda 5 või 6 kilomeetrit me ei jooksnud ju üle mingi... Me jooksime seda mingi tunnike, alla tunni. Jah, nii et ikkagi 2 tundi ma arvan tantsisime nagu. Ja me tantsisime, me hüppasime, minu kogu keha oli valus järgmine päev, aga see oli positiivne. See nagu tore on näha ka, et vahel on see, et inimesed ei julge. Ise oled korra loll. Ja hakkad pihta ja siis tegelikult kõik kohe tulevad kaasa, et vahel on vaja seda julgust olla esimene lihtsalt. Et see on hästi tavaline, et kui me kuskile lähme, siis tavaliselt tantsupõrand on tühi ja siis me lähme sinna julgelt peale ja kutsume teisi ka, mis on nagu fun. Aga see tuleb vanusega. Ma arvan, et ma mingid aastad, ma ei ole olnud kogu aeg see, et julgen või tahan olla esimene. See on nagu praegu tulnud see, et elu on ilus ja mul on suva. Ja. Ma tahan, et mul oleks lõbus. Nagu kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et meil on tore, on ju. Reaalselt. Nagu see on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Reaalselt. Seal ei saa mitte midagi muud olla. Siis mingi video, kus ma vaatan, et mul on rühtpekkis, aga tead. Ei, me vaatsime. Need juhtuvad igal pool. Ei, need on need videod. Rüht 9-seks. Aga kui me vaatame neid videoid, kus me oleme peal, meid on alati kuulda. See on see, millega mul on probleem. Mu hääl on suht vali, Kaari on kõigist üle. 1, 2, 3 ja käed üles. Ei anna alla. 1 refrään veel. Igatahes, kui on vaja peokäivitajaid, siis teate, kuhu kirjutada 1 sõnaga. Just. Siin on lõppudega, et ma käisin vaatamas ka, käisin ära ja nägin Devil Wears Prada 2, aga Sigrid ei ole veel jõudnud ja ma lähen temaga uuesti. Nii et sa võid lihtsalt teha. See on see, kui hea sõber Kaja on. Jaa, ei, ma ei jäta kedagi maha. Aga võib-olla nagu, ma ei taha sinu arvamust kuidagi ühte või teistpidi lükata. Nii et kas sa tahad äkki teha ühe predictioni?
ja siis me saame pärast öelda, kas tuli täide. Minu prediction on see, et kuna esimene osa oli nii hea, nii ikooniline, nii suur osa minu lapsepõlvest, teismeeast ja täiskasvanueast, siis ma lähen seda teist osa vaatama ja ma olen mingi... Ma kardan seda. Ma vaatasin esimese osa vahetult enne teist osa ja ma soovitan kõigil seda teha, sest teine osa väga otseselt viitab esimesele ja niimoodi, et nagu mul praegu ei ole mingisuguseid asju meeles, kui ma olen seda filmi paar aastat tagasi näinud, et ma kindlasti soovitan nagu võimalikult back to back vaadata. Ma ütlen, et see ma ei taha su arvamust kuidagi nagu skillida, aga ma ütleks, et mitte koor või hapu, vaid ma ütleks, et ta oli kopu. Ta oli kopu? Ta oli kopu. Ta oli kahe vahel, aga ma tahan kuulda, kuhu poole sina selle lükkad. Nii et jätame selle järgmiseks korraks ja vaatame, mis siit välja tuleb. Jah. Kuule, aga see oli praegu meie, see oli nii kiire recap, kui me üldse saime teile teha. Ja see oli ikka mingi 100 aastat. Aga see on okei. Aga tegelikult on ju see, et suvi hakkab vaikselt lähenema. Ja kuna sa oled ikka suve armastaja, mina ka, me armastame suve, me armastame. Suve sünnipäevad ka. Meil on suve sünnipäevad. Siis mis on üks sinu suve nõuanne inimestele, et suve nagu hästi elada? Mul on tegelikult päris palju neid tippe, sest mina arvan, et kõige olulisem on see, et hea või halb suvi või hea puhkus või halb puhkus, see on tegelikult valik. See on tegelikult valik, et kas sa nagu otsustad öelda asjadele jah ja kas sa otsustad lihtsalt alati olla natukene optimistlikum, kui võib-olla nagu tasub olla. Et ma arvan, et see on valik. Mina olen valinud, et selle aasta tuleb hea suvi. Ja üks asi, mida ma olen valinud, on see, et ühele inimesele ja või ühele kohale ei tohi öelda rohkem kui 2 korda järjest ei. Ehk siis, kui näiteks on inimene, kes ütleb, et lähme 4 päeval Põhjakonna. Ma ütlen, kuule, reedel on tööpäev. Ma nagu ei taha, mul on stress, okei. Seda nädalavahetus ütleb, kuule, lähme Põhjakonna. Ja ma ütlen, ma ei saa, mul on ema sünnipäev. Siis 3. kord, sorry, aga see mis iganes teine plaan oli, see saab cancel'i. Ja ma lähen Põhjakonna. Sellepärast, et minu meelest nagu sa pead ka teadma, kui sind kutsutakse, siis sinu roll on olla hea kutsutav. Sest mingit sa ei saa neid kutseid enam. Ja siis tekib see FOMO, et miks kõik on nii kogu aeg väljas ja mind kunagi ei kutsuta. Reeglina on see, et kui sa lähed kohale ja sa oled hea inimene, sa oled hea kutsutav, siis sa jäädki neid kutseid saama ja siis juhtuvad need, et kuule, lähme veel edasi, lähme veel tagasi, mida iganes. Et ma arvan, et on oluline aru saada, mis sinu nagu roll on. Ja kui on see, et sa tead, et on mingisugused inimesed, kes tahavad istuda, aga kuidagi nagu sa tunnetad, et okei, me saame juba kell 7 kokku, pigem tahaks vist nagu rääkida. Sa lähed kohale ja sa jutustad ja sa oled nagu aktiivne. Ja minu arust on see, et ühele inimesele või plaanile ei tohi öelda rohkem kui 2 korda järjest ei. Ja kui sind kutsutakse kuskile, siis proovi aru saada, mida sul tahetakse ja väga tihti tahetakse lihtsalt, et sa oled aktiivne osaleja. Mitte see, et sa jõuad kohale ja kuidas läks, ma ei tea. Ei! Mis me teha võiksime? Paku välja 3 mõtet nagu. Et ma arvan, et need on ühed nagu väga head alustused. Okei, see on väga hea mõte. Kas sul on mingid tippe? Kuna sa mainisid seda, et mõnikord on 2 plaani samaaegselt, on ju, et sul juba on mingi plaan tehtud ja siis keegi kirjutab sulle veel, tahab suga aega veeta ja tegelikult mõlemad on sinu jaoks olulised inimesed ja toredad, siis minu tipp oleks see, et kombineeri. Kutsu inimesi, näiteks kui sul ongi kellegagi juba plaan või näiteks 2 inimest tahavad suga koos minna samale peole, aga nad ei tea teineteist. Too kokku. Ma olen 100% nõus. Et seal on kindlasti hetki, kus seda ei saa teha, kus sul ongi one-to-one oma mingi parima sõbrannaga, kellega sul on vaja asju rääkida. See on üks case. Aga kui need on mingid erinevad grupid, kes võiksid omavahel tegelikult hästi läbi saada või see on näiteks mingisugune, ma ei tea, neil on sarnane vibe, nad tahavad samasse kohta minna, miks mitte? Sellepärast, et näiteks just see reede meil on paar... Ma ei imesta, kui Sigrid on nagu mingi linnapeaga kokku, kus on venna kedagi silmanurgas, Sigrid mingi, mis sa reedel teed? Lähme peole! Okei, aga see ei ole... See juhtus kogemata. Meil on väga hea, et see juhtus. Meil on Kaja ja Karoga plaanid. Lähmegi siis saatankanna Pradat vaatama. Ja hiljem mõtlesime, et lähme pärast kuskile hängima ka. Ja siis paar sõbrannad kirjutasid ka, et kuule, mis sa reedel teed. Ja siis ma nagu mainisin, et me saame Kaja ja Karoga kokku ja siis hiljem lähme kuskile hängima. Ja siis üks on mingi, et kuule, aga ma just sõbrannaga plaanin ka sarnases kohas hängida, et aga me tuleme ka. Ja siis teine sõbranna mingi, kuule, aga
ma mõtlesin ka tulla ja minu arust see on nii tore. Suur punt on lahe punt. Sest et ma tean seda, et teiega ma võin seda teha. Ja. Sest et teile meeldivad inimesed, teile meeldib chattida. Kui ma oleksin inimesed, kes pigem eelistavad, et meie grupp püsib koos, me ei too sinna kedagi, keda nad ei tea, siis ma respektin seda ka. Aga sinuga koos olles ma tean seda, et sa oled mingi uued inimesed, let's go! Ja, aga ma arvan, et minu meelest plot sünnib, kui see on nüüd kõige hullemest English ever. Aga kas ma proovin seda eesti keeles öelda või? Proovi! Süžee sünnib, kui vestlusesse lisandub uus tegelane. Preach. Jah, et nagu kui sul on sama 4. punt, siis ma väidaks, et sul ei saa tekkida väga palju uusi kogemusi, kui ei ole kuskil keegi 5. Yeah. Mingi inimene, mingi lahe bartender, mingi tuttav, mingi lahe DJ, aga mingi väline faktor on see, mis teeb sellest nagu mälestuse või midagi nagu lahedat. Yeah. Et kui on ainult enda keskis, siis nagu natukene ma kipun arvama, et nagu need mälestused kipuvad hästi nagu kokku vajuma. Et ma arvan, et alati sugust nagu välist faktorit on lahe leida. Kuigi loomulikult on ka hetki, kus on see, et me oleme kõik ühe inimese jaoks olemas ja see on nagu ka mega fine. Aga sest et samamoodi põhjus, miks me jõudsime sinna Death Metali kontserdile, oli tänu sellele, et minu sõbranna on seotud selle bändiga ja ta ütles, et ta vajaks supporti, et minna seda bändi kuulama ja no kui ma olen kutsutud, kes on veel parem support, Kaja, let's go, et tegelikult inimesed, kes omavahel, ma ei tea, kas te olite eelnevalt vist ühe korra kohtunud kuskil sünnipäeval. Sinu sünnal ja vist seal Põhjakonnas ka kunagi. Jah, selline paariminutilised vestlused on ju, et tegelikult ei teadnud teine tõesti, meil oli nagu mega äge õhtu ja minu arvates me rääkisime teemadest, millest ma muidu ei räägiks teie kahega nagu eraldi, on ju. Et seal tulid mingid uued mõtted, ma ei tea, analüüsid. Üli cool, miks mitte? 100%. Ma arvan, et hea suve asi on ka see, et üks ingliskeelne creator, keda ma jälgin, tema ütleb selle kohta summer of outside, et lihtsalt, et ära jää koju ja mine õue. Et isegi kui on see, et sa tahad minna raamatut lugema, siis mine õue, kui vähegi ilm lubab Eesti. Aga seal on ka see, et sa istud pargipingil, äkki näed tuttavad, äkki on mingi lahe jätsiputka, äkki sa kõnnid mingist restoranist mööda, saad nagu mingi, see on uus. Et ma arvan, et nagu isegi kui sa teed mingid tavatoiminguid, siis proovi neid teha õues või väljas. Ja seal, ma arvan, hakkab ka igasuguseid lahedaid asju sisse joonduma. Ja ma ei tea, kas see on teaduslikult tõestatud. Aga minu meelest kõige lahedamad peod on siis, kui sa oled kõige vähem selleks ette valmistunud. Ehk siis nagu vabandus, et mul ei ole õigeid asju seljas. Ei ole vabandus. Sa võid näha välja ilus või sul võib olla ekstra lõbus. Need saavad juhtuda ka samal ajal. Mõnikord harva. Aga see on kuuvarjutusmoment nagu. Et ma arvan, tõesti oluline on see, et nagu unusta ära, milline sa välja näed. Eriti suvel, vaata, pikk päev, juuksed sassis. Raske teha seda samas on ju, et see võib päris keeruline olla. Samas me olime oma Death Metali bluusidega suhtes. Me olime Death Metali bluusidega suhtes. Aga natukene on see, vaata, kui sul on valik, et kui sa elad, kui kontor, kodu, teller on lähestikku, siis sa võid kodust läbi käia ja vahetada riidedele või saata kott ära. Aga kui sul on see valik, et kas sa, vahel on ju see oht, et sa lähed koju ja sa mandud ära. Et nagu ära tabada see hetk, millal on see, et ei, mul on vaja väikest pausi, ma tahan väike shower, väike ja millal on see, et suva ma lähen. Ma nuputan välja, koti saab alati garderoobi anda. Koti saab alati garderoobi anda. Õige, ma nõustun sinuga. Mega head mõtted ju. Jah, aga kui mult on küsitud, äkki sult on ka, et tundub, et me hetkel oleme natukene selles ekstravertsemas faasis oma elus, see tuleb ja läheb, on ju, siis maikuu on tulemas. Äkki sul on mingeid soovitusi või mõtteid, et mis siin maikuus hakkab tulema? Mu esimene asi, mis mul kohe mõttesse tuli, on Eurokas on tulemas. Eurovisioon on tulemas. Eurovisiooni vaatamise osas, kuidas me ennast tunneme? No mul on tunded. See on isiklik teema nüüd. See on isiklik teema nüüd, jah. Ei, mina olen olnud ajalooliselt väga suur Eurovisiooni fänn, sest et ma usun, et see on nii-öelda väga netpositiivne väljund. See on ainukene koht Euroopa nii-öelda areenil, kus siis on väga palju raha ja kajastust siis erinevate riikide muusikutele, kostüümidisaineritele, lavastajatele, et muidu on see, et sport saab kõik raha. Et see on üks asi, mis humanitaarlastel on nagu jäänud.
aga eks viimasel ajal see on natukene problemaatiline ja ma pean lihtsalt ütlema, et natukene isiklikuna ma olin nööpi tiimis ehk siis natukene on valus, et me jäime teiseks, aga vist valusam on see, et mulle lihtsalt ei meeldi Vanilla Ninja laul. Mulle meeldib Eurovisioon ja mulle meeldib Vanilla Ninja. Nii et ma peaksin olema täiesti õiges nagu pajas, aga see on natukene mööda. Ja kui ikkagi Eestil on halb laul, siis mul on alati natukene raskem seda vaadata. On küll. Väga palju raskem. Ehk siis sel aastal ma arvan, et ma ikkagi nagu elan kaasa ikkagi ja ütleme niimoodi, et seal Vanilla Ninja tiimis on mul tuttavaid ja ma elan neile väga kaasa. Ja Eesti rahvas on nad sinna valinud, kes ma olen demokraatiale vastu astuma. Aga jah, et natukene on võib-olla nagu, ma ei ole nagu natuke hapu maik on. Natukene hapu maik on. Eelmine aasta oli megakoor ja üle-eelmine aasta ma käisin isegi Eurovisioonil koha peal. Siis oli nagu õige fänn. 5-kordne koor. Aga praegu on jah natukene siukene, et ma pole kindel. Aga Eurovisioon on väga lahe asi, mida teha. Ma tean, et ma olen näinud, et hästi palju on sellel aastal Tallinnas avalikke vaatamisi näiteks. Okay. Et mingid baarid teevad avalikke vaatamisi. Üliäge. Vanalinnas olid mingid kohad, nagu kui vaadata mingi Elaäpist või kuskil, et on juba nagu väljast evendid. Ja kui mitte, siis tegelikult see on väga hea, et kui sa oled mõelnud, et tahaks midagi teha, siis pane telekasse mängima, kutsu sõbrad kohale, tellige Wolti. Ja nii on. Et on igasuguseid bingosid ja mängi, mida saab alati teha, aga ma arvan, et see on täpselt siukene, et olge nagu need tugitooli sportlased. Yeah. Et ei pea teadma mitte midagi, aga lihtsalt istuge ja kommenteerige ja vaadake ja ma ei tea. Ja analüüsige ja mõelge koos nagu just see, et mingid uued inimesed ümber, kellega võib-olla rääkida millestki, millest muidu ei räägi. Ma kartan, et te vaatate tavaliselt mingi erinevate Euroopa riikide muusikat ja analüüsid seda koos nagu ei. Ja fokusseerida võib-olla ongi sellele, et mis on selle nagu net positiiv kõik. Et kui kunstilapsed said ka areenile, ei ole ainult need jalgpallurid. Jalgpallurid ja business boyd. Reaalselt. Humanitaaridel on lõpuks lava. Okei. Ja tegelikult rääkides jalkast, siis ma tean, et Champions League'i finaal on ka tulemas, kuhu ma kogemata lähen. Okei. Thought process. Seal dumb luck on fuck around and find out. Aga ma gümnaasiumi klassidadega me käisime 11. klassis, käisime klassiga Budapestis ja me mõtlesime, et enam-vähem 10 aastat sõprust, et oleks mega lahe minna uuesti Tallinnast Wizz-Airiga otselend Budapesti ja me valisime lihtsalt mais ühe nädalavahetuse mõeldud-tehtud megasootsad piletid. Asi ants. Ja siis me läksime õhtust sööma, käisime seal Golden Gate'is oli mingi uus koht, Nomade, suht okei oli. Ja hakkasime vaatama, et peaks ööbimist vaatama. Ja mõtlesime, et läheks samasse hostelli, kus me ööbisime 10 aastat tagasi. Ja see hind oli nagu mingi 1000-tes. Ja me olime nagu, äkki on forintid, aga forintides oleks olnud mingi 14 €. Me mingi, see on ka vale. Ja siis väike Google viis meid selleni, et meie oleme Budapestis Champions League'i finaali ajal. Ja ma arvan, et me oleme 4 inimest, kellel on jalgpallist natukene väga suva. Viisakalt öeldes. Aga samas teisest küljest on see, et appikene, kui me juba seal oleme, ilmselgelt lähme kusagile nagu avalikule vaatamisele ja ilmselgelt elame kaasa, et nagu me keegi ei vihka seda, see lihtsalt ei ole absoluutselt meie esimene nagu kirg. Aga ma usun, et meist inspireerituna, siis isegi kui Champions League ei ole sinu esimene kirg, minge vaatama. Jah, miks mitte? Tegelikult on lõbus. Tegelikult on see, et vaata, see on UK, sa oled UK-s elanud, ma olen ka UK-s elanud. Sportspaarid. Ma tean, et Eestis on natukene sükene väga olipeti hõngu see on ju, aga tegelikult on olemas sportspaare. Mingi sportspaari vaatama. Tehke nagu, mängige, et olete UK-s. Pange silmad kinni. Jaa, mul oli köha, aga... Äkki köha poiss. Aga nagu mängige, et olete UK-s. Ja see on hea mõte. Pints and balls. Ja siis vaadake jalkat ja lihtsalt ma vaatasin, ma tean, et täna on isegi mingi mäng, ma tean, et finaali ei ole veel teada. Ma isegi jälgin seda, sest ma tahaks teada. Kui PSG saab edasi, siis mul on vähemalt kellegi, kelle poolt nagu ruutidest. Ja meid siis kursis. Kui ma Prantsusmaal elasin, siis ma pidin nagu teadma seda värki. Kui on ükskõik kes peale nende, siis ma olen täiesti 0 punktis. Mis veel maikuus on sulle silma jäänud, kuhu me võiksime inimesi saata? Kusjuures mul on silma jäänud, ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt mu algoritm, mis mulle ette söödab. Eestis on päris palju mingid tehnopidusid tulemas mai, juuni, juuli, august. Oskaks ma neid teile soovitaksin. Ainuke, mida ma tean, on 22 mai hallis, mille nimi on Pussy Power. Love. Koor. Ehk et lihtsalt
kuna vahepeal mõtlesin ka, et pole väga mingeid tehnopidusid olnud, must mulle muidu väga meeldib, aga neid mõnikord on raske leida, kui sa just ei lähe nagu samadesse kohtadesse iga kord, siis nüüd on päris palju silma jäänud. Nii et hoidke silmad lahti ja vaadake ringi ja minge, käige, kogege. Kas sa tead midagi? Ma tean, et ärge unustage, et emadepäev on tulemas. Pühapäeval. Pühapäeval. Eks võimalik, et ma ei tea, millal see välja tuleb. Võimalik, et täna. Ja võimalik, ilusat emadepäeva. Võimalik, et jäid hiljaks. Helistama emad igaks juhuks. Et seda tuleks nagu meeles hoida. Siis Euroopa päev on ka 9. mai. Ma tean, et tasuta kontserte on 9. mail. Et neid võib-olla tasuks kuulama minna. Mai lõpus on Swedish House Mafia. Mina ei ütleks, et Swedish House Mafia väga mulle mingit emotsiooni toob peale selle, et see on lihtsalt haige nostalgia laks, sest nagu 2013 ja mingi täiesti peak ajastu. Aga inimesed, kes on käinud suurtel EDM festivalidel, nagu näiteks Tomorrowland, on suht tihti internetis öelnud, et just Swedish House Mafial on kõige paremad setid. Okay. Ehk siis nagu tegelikult ma selle peale ostsin ka pileti, sest ma mõtlesin, et okei, et nagu kui ikkagi nagu mitukümmend inimest ütleb seda, siis midagi neil peab olema. Aga ma olen nüüd seal Budapestis sellel ajal, nii et mu pilet otsib omaniku. Ja ma ootan review'd. Keegi peab mulle review tegema. Kes läheb, see tuleb asendab sind hapus ja koores. Ja nii on. Ja nii on. Pole midagi teha. Okei. Aga ma arvan, et midagi me võtame ikkagi sellest eelmisest korrast, kui meil oli üks podcasti osa, mida me gatekeepime, hoiame endale. Me hoiame täielikult endale. Me tegime väga lõbusat asja. Mul tuli väike itsitus lausa välja. Väike itsitus, väike its. Aga meie oleme suured fännid sellisel internetisaatel siis nagu Subway Takes, kus siis käiakse üle maailma metroodes ja küsitakse inimestelt arvamusi. Ja siis tuleb arutleda, et kas oled selle arvamusega nõus või mitte nõus. Hea meelega tahaks seda ise ka nagu alustada. Tõmbame nagu nii-öelda selle mängu käima. Aga vahepeal me teeme natukene niisugust ida-euroopalikku lüket ja lähme varastame neilt mingisuguseid mõtteid, mida me saame siis kommenteerida. Aga mul üks mõte on, üks debatt, mis mul hiljati just on, et sa võid ütlema siis, et kas sa oled sellega nõus või mitte nõus. See on agree or disagree on ju? Ja see on see, et sa pead kas olema agree või disagree. Vahepealset varianti ei ole nagu. Nii. Kas jalutama minemine on hea esimene date? Teisisõnu, mingi noormees kutsub su esimesele teidile jalutama. Ja see küsimus on see, et kas on hea mõte? Ma vastan ja sellele tuleb lisa. Nii. Kuidapidi. Ma nõustun, et see võib olla hea date, kui Kaja avab praegu mulliveepudelit samale neile, kes ainult kuulavad. Ma nõustun, et see võib olla hea date, kui sellele kaasneb miski. Mis tähendab, mida ma selle all mõtlen, näiteks, et me võtame kohvi ja saiakes ja me läheme jalutama. Ja inimene, kes on siis otsustanud mind teidile kutsuda, tal on näiteks mingi visioon, kus me võiks jalutada. Või me jalutame kuskil ja siis me lähme kohvikusse või me jalutame rannas ja ta on kaasa võtnud luuleraamatu ja me võime üksteisele luuletusi ette lugeda. I don't know. Seal peab olema midagi veel. Kui see date on see, et hei, lähme jalutama, me kohtume reidide ühes otsas ja me kõnnime reidide teise otsa ja enne kõndimist ta veel küsib, kas sa tahad minna paremale või vasakule, siis on halb date. Mina olen selles suhtes, ma olen sinuga nõus, aga siis väitega, et jalutamine on hea date. Mul nagu esmane emotsioon on disagree ja lihtsalt sellepärast, et see tundub veits lamp. Või nagu, kas nagu minule meeldib olla elevil asjade üle ja mind nagu ajaks palju rohkem elevile mõttest, et lähme võtame röstist kohvi, jalutame mööda Pirita teed ja siis ma ei tea, kommenteerime laevasid või nagu mul nagu Eks see kontseptsioon ikkagi on. See kontseptsioon ikkagi, et lihtsalt nagu, kui minna lihtsalt jalutama, siis natukene on võib-olla koera tunne. No ma räägin, ta küsib, tahad paremale või vasakule minna. Jah, aga see ei tähenda, et nagu ma olen nõus, et selles suhtes, et esimese teidi puhul, et minu meelest esimene date, resto date on suht õudne. Kohutav. See on suht õudne mõte. Eelvähem, kui see on kallis restoran. Nii ebamugav. Sest see on lihtsalt süümekad. See on lihtsalt süümekad ja kallis restoranis. Kui on tuttavaid, siis on alati mingisugune vana õpetaja.
või mingisugune nagu inimene, et sa kindlalt ei taha näha nagu sellises kontekstis. Ehk siis jah, mu nagu emotsioon on see, et see on halb date, aga lihtsalt ainult siis, kui see on niisugune sihitu. Jah, täpselt. Sihitu. Ma nõustun sinuga. Vot, aga mõtleme, vaatame, mida veel siis inimesed on öelnud. Saame kommenteerida. Teeme siis niimoodi, et minul on see ees. Ma scrollin siin suvaliselt ja sina mingi hetk ütled stopp ja siis ma loen selle, mis on. See kui hirmus. Stopp. Nii. Reading is overrated. What? See on wild. See on wild. Strongly disagree. 100% disagree. 100% disagree. Lugemine kohe kindlasti ei ole overrated. Ma arvan, kui sa vestled inimesega, kes... Kajal on midagi öelda. Kui sa vestled inimesega, kes üldse mitte kunagi mitte midagi ei loe, siis sa tunnetad ära selle. Ma olen nõus, aga ma hakkasin mõtlema selle peale, et üks mõte, millest ma olen ennast tabanud. Et miks me üldse inimestena loeme? Ei, see ei ole see mõte, millest ma olen ennast tabanud. Ma olen tabanud ennast mõttelt, et vahel, kui ma lähen avalikku kohta ja loen, siis ma mõtlen, et kas teised inimesed arvavad, et ma päriselt loen või kas nad arvavad, et ma nagu tahan, et te arvaksite, et ma loen. Ma arvan, et selle asja originaalkontekst on see, et inimesed, kes loevad, teevad sellest natukene hästi palju oma iseloomu. Ja veits on see, et kui sa näiteks ei olegi võtnud nädala jooksul raamatut kätte, mingi, ma ei suudaks ilma oma raamatut elada. Okei, aga see ei ole overrated, sellepärast, et see ajuosa, mis nagu töötab lugedes, ma arvan, et meie ühiskonnana vajaksime. Ma pean ütlema seda siia vahele. Kas mitte kõik inimesed ei tee enda hobidega seda või? Nagu need, kes teevad sporti, on nagu, nad on üks päev ilma spordit, nad on mingi, et ma tunnen ennast juba nenda kehas nii halvasti. Inimesed, kes teevad kunsti, nad on mingi, et ma ei ole üldse loominguline olnud ja ma olen maailma kõige kohutav inimesed. Ma ei ole mingi 12 tundi padalit mänginud. Ma pean, anna mulle see reket. Sorry, ma ei saa sinuga hängida, kallis, ma pean minema padalit mängima. Et tegelikult see, et nagu inimesed, kes loevad, teevad selle osa enda iseloomust, fair enough. Seda teevad ka kõik teised inimesed, kellel on vähegi mingid huvid või hobid, sest see ongi osa nende iseloomust. Et jaa. Kas sul on mingi raamat pooleli praegu? Ma just alustasin ühe raamatuga ja kui sa küsid mul selle nime, siis mul pole õrna aimugi, sellepärast, et mul üks sõber soovitas selle, andis mulle selle näppu ja siis ma avasin selle ja lugesin paar lehteni. Ma isegi ei vaadanud seda pealkirja. Väga tähtis. Sigrid ei hinda raamatut kaane järgi. Vaid sisu järgi. Certified. Tean, et raamat on sinist värvi. Mina tegin kõige, nagu mulle meeldib ka lugeda. Loen vähem kui tahaks, kõige tüüpilisem lause üldse. Aga ma tegin kõige suurema või kõige piinlikum asja üldse. Räägi. Teel USA-sse, ma võtsin raamatu kaasa. Raudselt lennukast loen. Lendasin terve tee New Yorki. Vaatasid Sex and the Cityt. Ja ma vaatasin lennukis Sex and the Cityt, sellepärast, et nagu reaalselt, see oli also nii lahe. Helsingi New Yorgi lennul ma lugesin kokku ikkagi mingi 20 ekraani inimestest, kes vaatasid Seksi linna. See on nagu to be a girly pop. I love to be a girly pop. Aga igatahes ma võtsin kaasa raamatu. Selle raamatu nimi on The Art Instinct. Ma sain selle soovituse subtle flex, aga Toomas Hendrik Ilveselt. Reaalselt. Love it. Sest et ma eelmises töökohas käisime temaga mingit persoonilugu filmimas ja siis ta soovitas seda raamatut. Ja see põhimõtteliselt räägib sellest, et miks on läbi ajaloo alates nagu kivi inimeste, koopa inimeste ajast. Kuni kivi inimeste ajast. Igatahes kivi inimeste ajast. Sellepärast peab lugema, et ikkagi see nii-öelda... Näen, et sa pole ammu lugenud. Kõnepruug läks käest ära, aga see räägib sellest, et kuidas alates siis nagu koopa inimestest kuni keskajani kuni tänapäevani, et inimestel on instinkt kunsti teha. Et miks on niimoodi, et nagu koopamaalingud eksisteerivad üldse, et kust tuleb inimese sükene nagu sisemine vajadus luua ja nagu joonistada ja väljendada ennast läbi piltida. Mega põnev, aga see raamat lendas minuga siis Tallinn, Helsingi, New York, Washington DC ja you guessed it, terve tee tagasi Eestisse niimoodi, et ma ei lugenud seda. Ei no, Mr. Worldwide, ne? No Mr. Worldwide, aga see on kõige piinlikum asi sellepärast, et nagu ma nüüd loen seda, aga miks ta käis minuga kaasas? Miks ma tegin oma kotti raskemaks? See on täpselt, ma vihkan seda, see on kõige piinlikum tunne üldse, kui sa võtad raamatu kaasa ja sa ei loe seda. Sellepärast, et see on ju ebamugav, sa teed oma koti raskemaks. Hot take. Et jah, järgmine kord, ma ei tea, ma pean endale mingisuguse bänni peale panema. Aga mul oli lihtsalt mõlemas lennukis, ma tahtsin magada.
ja kuidagi see õnnestus, mis on see kõige kriminaalsem, vaata, et muidu oleks võib-olla lugenud, aga jah, piinlik. Nii, ma teen sulle. See on tõesti hirmus. No stopp, vaata, mis seal tuli. Okay. Dark and gritty reboots of family media are never dark and gritty enough. See on nii USA vormi. ma lugesin seda, ma olin mingi, do you know what it means? 100% disagree, võta järgmine. Okay. For every $1,000 that you spend, you should be slapped in the face. Okei, põnev. Ma arvan, et siit tuleb mingisugune mõte sellest privilegeeritusest või mingisugune siuke teema. Ma arvan, et see on selle mõte. Nii, iga kord ma 1000 eurot siis kulutan, ma saan kõrvakiilõve. Kuidas 100% disagree? I'm sorry, praeguste hindade juures. Sul tuleb palk üle, sa maksad üüri. Ma ei tea. Pigem vist mitte. Ma ei tea, kuidas sul on, kas sina oled kõrvakiiludega. Kuidas sa rahaga oled? Kas sa trackid oma kulutusi või? Mida rohkem aeg läheneb suvele, seda vähem. Huvitav, kuidas see toimib. Muidu, ma olen tegelikult üsna hea raha seivija. Ma olen päris hästi sellega toime tulnud, eriti selline, mida ülikooli aeg on ja kui sissetulek ongi väga väike, peab kuidagi ära elama, siis ma olen imeline raha hoidja. Millegi pärast viimased kuud olukord on halvenenud ja ma ei ole kindel, kas ma julgen enda pangakontot enam avada. Minu meelest aga nagu, see on täpselt see pöördvõrdeline seos, et miks ma ei tahaks praegu raha kulutada, kui nagu maailmas tundub, et iga hetk võiks midagi veits pekki minna. Et kui sul on enda tagala kaetud, siis ma ei tea, ma olen väga tänulik, et ma töötasin aasta aega riskikapitali fondides ja ühes startupis, mis oli väga tugevalt siis nagu finantssuunitusega. See tegi mind väga nagu teadlikuks kogu sellest investeerimismaastikust ja igasugustest vestimined ja aktsiad ja kõik nagu ma tunnen, et ma olen väga pädev sellest aru saama, aga ma saan ka aru, kuidas ikkagi nagu nagu ma ei ole kohanud investorit, kes ei ole ärev. Vähemalt selles alguses staadiumis, kus on see, et iga vaba raha sa tahad nagu kasvama panna. Ja siis mingi hetk on see, et mul on minu tagala kaetud, et ikkagi iga kuu mul on enda asjad, mida ma juhin ja mida iganes. Aga täpselt see, et kui me tegime nalja, et sellest podcastis investeerimisest ei räägi, siis minu arust on hästi oluline võtta see mingisugune, ma ei tea, 20–100 eurot ja lihtsalt minna elama ja lõbutsema ka. Ja see ongi, kui see võimalus on, kõigil ei ole. Kõigil ei ole. Aga samas ma arvan, et see on ka natukene vahepeal sükene õpitud abitus. Selles osas, et ma olen nõus, et meie vahepeal, me oleme viimasel ajal võib-olla tõesti väga olnud privilegeeritud selles osas, et saame välja minna ette planeerimata ja niimoodi, et lihtsalt nagu minna ja teha. Aga ma nagu see sama hüpotees, et raamatut saab lugeda kodus, sa saad seda teha ka väljas. Ja tegelikult sellepärast me siin ka jagame on ju mingeid evente, mis on ka tasuta, et kui Euroopa päev tuleb näiteks, siis on võimalik seda vaadata tasuta. Jazz Kaarel oli mega palju tasuta kontserte. Mida me ka nägime tegelikult tänaval kõndides on ju ja mingi, ma ei tea, Eurovisioon tuleb, et selles osas on evente, kuhu saab minna ka ilma raha kulutamata, mis on väga-väga oluline minu arvates. Aga potentsiaalne oht on lihtsalt see, et sa pead oma ootustes alla tulema. Et kui tasuta kontsert on jazz-kontsert ja sa ei kuula džässi, aga mine kuula džässi või nagu proovi vähemalt. Aga ma arvan, et ükskõik, mis see võimalus on ja meil ka erinevates elustaadiumides on erinev. Absoluutselt, jah. Aga et see fakt on see, et see erinevates elustaadiumides on erinev, aga ma ei ole kohanud veel ühtegi inimest, kes on hästi just optimiseerinud enda elu sellele investeerimisele, kes suudaks ka nautida väljas käimist. Ma näen, et seal tõmbab veits krussi, aga see on võib-olla minu isiklik kogemus. See on minu isiklik kogemus, et kuidagi hommikul lähendab kohe uudised lahti, et mis juhtus ja mida iganes, et see tundub ka väsitav. Samas on inimesed, kes vaatavad mind ja vaatavad, et minu elu on väsitav, nii et ongi, et sina investeerid lihtsalt kogemustesse. No tegelikult on see, et mul palk tuleb üle, mul lähevad kohe mingisugused tagavarafondid, mingisugused investeerimisasjad lähevad kohe ka, aga siis ma lihtsalt olen otsustanud, ma rohkem ei mõtle selle peale. Sellepärast, et me oleme üks oil crisis away, et kogu maailm kukub kokku niikuinii, nii et jah. Vot sulle, teeme ühe ringi veel või? No selles suhtes, et meie aeg hakkab ka vaikselt ju täis tiksuma. Okei, teeme no context ühe, teeme 2 tükki veel no context. Teeme. No context. Okei. Stop.
siin on see, so what's your take? Nii. We should bring back arranged marriages. Disagree. Väga põnev. Nii, tee üks veel. Sa pead ütlema millegi. Ma tean, ma kruutinud pinget, stopp. See ei ole üldse Eestiga seotud, teeme uuesti. Stopp. Being chill is cool, being nonchalant is lame. Ma olen suht nagu, ma ei tohtinud ju... Agree or disagree? Being chill is lame. Being chill is cool, being cool. Nonchalant is lame. No 100% agree, jah. Yeah, same. Nice. Ja nii on. Rämmar. Rämmar. Me siin katsetame loomulikult lõpus ka uusi asju. Me tavaliselt küll alustame nendest, aga tead, seekord oli nii palju öelda. Tead, nii palju on öelda ja also elu on täis ettearvamatusi. Mina sain siis kingituseks. Minus on lömbis. Tead, kas on rämmar, kui see natukene lömbis? Mina sain kingituseks siis kasti täie uusi rämmari kohukesi. Mis on väga tore sellepärast, et kohukesed kestavad 3 nädalat, nii et mul on 3 nädalat, et süüa ära kastike rämmari kohukesi. Ma ei tea, milline, kus on kaamera, mis näeb. Ütleme niimoodi, et ma sain need heast tahtest, keegi ei tea, et me neid kommenteerime. Aga on aeg. Teeme väikse taste-testi. Teeme. Tõesti lömmis. Vaata. Siin peab tegema väike koristuspatrulli pärast. See maitseb nagu kohuka. Tahtsin täpselt sama asju öelda. 100% sertifitseeritud kohuke. Aga see vist ongi natural kohuke. See on lihtsalt see õige. Aga mina ütlen nii palju, et minu jaoks terekohukesed on parimad kohukesed. Ei, nii. Nii. Ma armastan terekohukesi. Ma armastan kiisukohukesi. See on mu lemmik. Ma söön väga tihti kohukesi. Mis mulle pettumust praegusel hetkel valmistab? Väljast rämmar. Seest mitte rämmar. Vanilla. Seest vanilla. Ja ma tunnen, et mul oleks vaja sisse ka rämmarit. Siin oleks võinud olla mingi... Viin. Mõtle ammustad lihtsalt shot. Ei, aga siin võiks olla ju mingi musta värvi moos. Ja, mingi laagrid. Ei, lõpeta. Mingi ära, anna mulle artificial värvi. Anna mulle artificial värvi. Ja. Midagi on puudu. Mulle maitseb terekohuke, mul ei ole midagi halba öelda. Aga minu arvates võiks olla sees sama palju rämmarit, kui on väljas. Aga kas sa oled pigem terekohukese inimene või kaarumse inimene? Terekohuke muidugi. Väga paljud inimesed on kaarums. Ma olen šokeeritud, kui paljud inimesed on kaarums. Aga nagu tegelikult see šokolaadi kaarums on hea. Ta on hea, aga ta on väga täidlane. On täidlane. Teda on väga palju. Mulle meeldib terekohukese juures see, et ma võin selle ühe ära süüa ja ma tahaks ühte veel. Kaarumsil ma söön ühe ära ja ma nädal aega ei taha ühtegi kohukest. Nii on. Kas sul on rämmari pusa või? Ei ole. Mul ka ei ole. Aga ma ei olnud, vaata see hetk, kui rämmar oli teemas, ma ei käinud väljas. Aga võib-olla meil oleks vaja. Rämmari pusasid või? Bring it back. Bring it back. Ma ei tea, see ütleb minu kohta midagi. Ma ei tea, mida see ütleb minu kohta. Aga võib-olla saame teada. Saame teada. Ühe korra paned selga, lähed peole, siis näeme. Nii on. Ma arvan, mina tahaksin pluusi nimega Grammar, sellepärast, et ma tahaksin inimeste mingi õige keelt klubis parandama. Tere, koma. Tere, koma Sigrid. Hüüumärk. Kuule, aga tore oli. Väga tore oli. Ma selles suhtes, et kuna meil on pikk puhkusaeg, siis ma jällegi, ma ei tea, ma loodan, et inimesed arvavad, et me ei saa tasuta, nagu ma anti niisama, mina ikkagi maksin selle eest. Mina sain USA-st tõin kingituse sulle. Meil on olnud pikk stressful aeg. Ja praegu on väga, ma kannan nagu 100-aastane nüüd, väga popid, väga moes. On siis Rode Hailey Bieberi bränd ja kui Bieber esines Coachellal, siis neil tulid välja collab tooted. Ja ma lihtsalt nagu, ma ei saa, vaata, ma töötan turunduses ja vahepeal mina ütlen ka, et minu töö on lasta ennast mõjutada. Sellepärast, et muidu, kuidas ma tean. Ja see nende huule asi, luusuta seda lihtsalt, see on jõhker. See on nagu jõhker. Stabs in eye. See on banaani maitseline. Kas see maitseb ka nagu banaan või? Või see on banaani lõhnaline? See ikka maitseb ka, ma arvan.
see maitseb nagu banaan. Okei, see super. maitseb väga nagu banaan. Nii et jah. Et kingin siis sulle, et me saame olla puhanud peale järgmist seda. Sest et järgmine episood tuleb varsti. See tuleb varsti, me peame nuputama, kus me seda teeme, aga tead, meie ka ei tea. Me ei tea, aga teie võib-olla teate. Täpselt. Me ei tea, kui tublid me oleme olnud. Aga igatahes jah, ehk siis järgmine kord testime neid enne, kui me tuleme peale. Ja siis vaatame, kas me näeme elavamad välja. Kuule, aga loodame, et järgmine nädal on koor. Loodame, et järgmine nädal on koor. Sellest saab meie suvi. Ja jah, me oleme mõelnud, et tegelikult võiks kedagi uuesti kutsuda või proovida kutsuda ka siia podcasti. Nii et kui kellelgi on tahtmist meiega, kui on mõelnud keegi, et tahaks podcasti tulla või liituda, ei ole julgenud, võib teada anda. Ja keegi ei ole turvaline sellest, et me ei kirjuta neile ise. Just. Nii et lülitage oma telefonid välja. Või pange just hääl sisse, olenevalt, mida te ootate. Ja nii on. Okei, Aga oli tore. näeme järgmine kord siis elavate silmadega. Super. Ja nii on. Tšau. Tšau!